See hüpotees, et noored tahavad ainult maalt linna kolida, ei vasta igal juhul tõele. Ma jõuan kohe Hiiumaale ja lähen pisikesse Hellamaa külla, kus 2 noort hiidlast on püsti pannud õige vägeva ettevõtmise. Läheme vaatama. Tere! Saame tutvaks, mina Taavi. Mina Maria. Mina olen Madis. Tere, Joanna. Väga meeldib. No kuulge, kui ikkagi Villis on õue peal, siis see kohe nagu tõmbab minu tähelepanu, sellepärast et tänapäeval sellised villised ikka väga palju enam ei kohta juhuslikult. Kus kohas see retro-teema üldse tuli? Te nüüd kõige vanemad inimesed ei ole või olete väga hästi säilinud? Kus see huvi? Täiesti juhuslikult. Esimese majutusega koos saime hulga retro staffi nagu kaasa, mida tahtsime siis nagu ära kasutada, et luua see teema. Ja meil on retro-teemalised majutused ja me pakume siis ka juurde selliseid huvitavaid teenuseid. Näiteks me võtame teid külaelu safarile. Lähme sõidame küla vahel ringi, vaatame, kus on kohalikud, kus on kohalik lõpe külapood, vaatame kuidas tehakse õlut, kes mida toimetab, nii et jah, selline kohalik värk, näed Hiiumaa elu päriselt seest. Ma saan siis väikese kogemuse ka sellest küla safarist. Kuidas see marsruut siis tavaliselt kulgeb? Ta ikka oleneb sellest, kes peal on, siis marsruut valitakse sõidu käigus. Me keerasime suure tee pealt kõrvale, kuhu me läheme? Nüüd me läheme Hellamaa Kiigeplatsile. Siin on alati Hiiumaa kõige vägevam jaanituli. No nüüd on küll selline tee, et see Villis on täitsa nagu kasulik selle tee peal sõitmiseks. Igati. No proovime järgi, kas ujub ka, jah? Seda me ei riski. Te olete siis põlised hiidlased, jah? Me oleme põlised hiidlased, jah. Hiiumaal sündinud, kasvanud, vahepeal koolis käinud ja siia tagasi tunda, et oligi mõte, jah, pensionipõlveks tulla, aga sai varem tuldud ja ega kuskile ära enam ei lähe. Aga mis siis tagasi tõi? Madis. Jaa, hakkas konksu otsa. Aga sina vahepeal ei käinud siis ära või? Ei, mina vabatahtlikult ei lähe. Mis sinu jaoks teeb Hiiumaast kõige olulisema koha maailmas? See on nii mõnus koht. Täpselt kõik asjad on nii nagu peab. Rahulik ja chill. Et mulle meeldib see, et saare ühest otsast teise on 50 kilomeetrit. Sa saad alati igale poole minna, samas kõik on lähedal, kõik on piisavalt kaugel, et sul on sündmusi, sul on näitused, teater, sul on kõik olemas, samas sul on mets, meri, matkarajad, rahulikkus ja hiidlaste elutempo on ikka täiesti hoopis midagi muud, et väga-väga mõnus elupaik. Nagu ma aru saan, siis kiik ei ole lihtsalt kiik, vaid kiik on ka hiidlaste jaoks oluline või? Kiik on hiidlaste jaoks oluline, sest et kiikumine on väga-väga Hiiumaa teema. Ehk et hiidlased tahavad tunda, et nad oleks nagu ikka merel. Igal pool näed külakiikesid, igasugused vimkaga kiikesid, nii et Hiiumaale tulles kindlasti leia mõni selline äge kiik üles, et see on siin Hellamaa rannas. Kuidas see jaanipäeva tähistamisega Hiiumaal on? Meil on kujunenud traditsiooniks selline sugulaste privaatne jaanipidu. Aha. Väga suureks ei aja seda asja? Ta kipub vaikselt iga kord minema suuremaks. No meil on tänases saates plaan ka natukene anda nippe televaatajatele, et mida võiks nagu jaanipäeval võib-olla grillile panna ja mida hiljem võiks panna kas privaatsel või natuke vähem privaatsel peol lauale. Te olete natukene selle asja peale mõelnud ka. Hakkame kuskilt otsast minema või? Meie paneme siis tuhlilõkkesse ehk teeme lõkkekartulit ja grillime liha ja peale tuleb mandilaga ehk siis koorekaste. Mandilaga? Mandilaga. Et tavapärane majutus elamuseks muuta, näevad hiidlased koledal kombel vaeva. Et asi ikka lõpuni viia, tuleb turistidele muidugi ka head ja paremat sisse sööta.
Kassari limonaad, see on siin mitte väga kaugel tehtud, ma saan aru, jah? Ja, Kassaris Hiiu õllekojas, et sealt tuleb limonaadi, tuleb õlut, tuleb kalja, siidrit, et väga maitsvad joogid. Mis asju te siis siin kohapeal veel toodate? Millega hiidlased nagu kuulsaks on saanud viimasel ajal? Mida te teete? No kindlasti kalatooted, et ma arvan, terve Eesti ja pool maailma on näinud meie kala ja võrgu Imret, eks ole, kus tuleb väga mõnusat vinutatud, suitsutatud kala ja loomulikult ka sellist marineeritud õvekala räime. Mis sulle kõige rohkem maitseb? Kodusaare toodangust, sa oled selle saare nii suureks juba rääkinud, et ikka kala. Kala on ikka põhiline värske, mis on hommikul merest toodud. Kuidas selle aastal kalaga on üldse? Hästi, paistab päris hea. Tuuleaugi tuleb vägevalt, jagub. Ja mida sina siis soovitad külalistel süüa? Mina soovitan tulla Hiiumaale käkisuppi proovima. Käkisupp on kõige ehedam Hiiumaa toit. Käkid keeratakse kokku, pannakse pajale keema lõkkesse ja siis Mihkli talu muuseumis saab igal reedel suvi läbi käkisuppi proovida. See käkk keeratakse kokku, mis see käkk siis on või millest see tehakse? Põhimõtteliselt odra, jahu ja siis pekk ja sink ja et üli maitsev. Ja tundub selline tummine ka, et kui lõuna ajal sööd, siis enne õhtut vist ikka kõht tühjaks ei lähe. Ja, just. Ja magusaks on Marianne leivapodi veel ja saab silgupissi proovida ja nii, et Mihkli talu muuseumisse tasub kindlasti suvel minna. Silgupiss, mis asi on? See on siis silgu soolvesi, mis maitseb väga hea. Käkisupp ja silgupiss tuleb vaatajal endal avastada. Meie piirdume seekord retrohõngulise Jaani klassikaga. Kuidas see nimetus nüüd oli täpselt? Lõkketuhlis on see, lõkkekartul. Siia peale paneme siis või sulama ja võib ka panna mandilaga kohe siia sooja kartuli peale, et on väga hea. On jah. Kas soola peaks ju ka peale raputama inimesed? Aga ilma soolata ei tea ka täitsa okei. No aga võib-olla kui inimene nüüd kuskil pärast Jaani mõtlebki, tuleks Hiiumaale, aga ikka mingi sündmuse raames, siis mida sa kindlasti soovitud? Kindlasti soovitan triibuseelikute keerutamist, kuna meil on Hiiumaa rahvariide aasta. Soovitan tulla ka Hiiumaa rahvariide näitusele Pikamaia Kärdlasse ja kindlasti soovitan tulla Hiiumaa kodukohvikute päevadele, mis on siis 31. juuli kuni 2. august. Ja soovitan ka tulla saunabussi peole, mis on augustis. No kodukohvikute päevadest on mina kuulnud. Siit tegelikult see traditsioon vist üpriski suures mahus alguse sai, aga see esimene asi, mis mul isegi täpselt meelde jäänud, triibuseelikute keerutamine. Mis asi see on? See on triibuseelikute keerutamise simman ehk et pärimustantsude õpituba ja Hiiu toit, Hiiu kultuur, Hiiu muusika, sellised mõnusad Hiiumaa kultuuripäevad, et nii Mihkli talu muuseumis kui Rudolf Tobiase maja muuseumis. No kindlasti meil on ju saare peal sellised võimsad muusikategelased nagu Erki Sven Tüür ja paljud teised, et kindlasti tasub minna ka Pühalepa muusikafestivalile, mis on siis samal ajal kodukohvikute päevadega ja selle raames on siis Veljo Tormis 95 ja ka Arvo Pärt 90, et kindlasti saab olema väga suurejooneline ja muidugi Kassari kultuuri neljapäevad, et absoluutselt imeline võimalus nautida sadamas muusikalisi etteasteid ja vabaõhulavastused Viskoosa kultuuritehases, eks ole, on meil jänkiseiklused Hiiumaal, väga tuntud selline raamat, aga nüüd on siis ka tulemas lavalaudadele. Ja noh, ma arvan, et siiski suvest ei piisa, et ilusti liigume septembrisse vananaiste suvega, saab teha mõnusaid töötube ja matkata. No, nii palju üritusi, et ikkagi võtab silme eest täitsa kirjuks, aga õnneks Hiiumaa on vist nii väike saar, et kui mitu asja on ühel päeval, siis jõuabki mitmes kohas käia. Absoluutselt. Hommikul paned käigu sisse ja õhtuks oled ikkagi mitte küll lõpuni jõudnud, aga kuhugi maale.